Tere siis kõigile, kes meie webinari siin nüüd järgi kuulavad. Tere ka kõigile, kes siin osalevad. Ja tere ka loomulikult siis Liis Purk, Lahemaa pärimuskoja perenaine ja pulmakombestiku uurija. Väga tore, et olid nõus. Ja suur tänu, et olid nõus kirivöö päeva siis raames natukene laiendama seda kirivöö kasutamise mõistet meie traditsioonilises kultuuris. Aitäh kutsumast ja kõigepealt tänan, et üldse on, tihtipeale meie ideed jäävadki kuskile sinna pähe kinni või parimal juhul natukene omavahel jagamisele, et nii väikese ajaga on nii suure sisuga aktsioon käima tõmmatud ja inimesed kõik sinna kaasatud, et kirivöö on alati olnud midagi meile nii praktilist kui ka ilu. Et kui ka räägime siin rõivastusest ja kõigest mitte ainult tänasel päeval, aga veel tagasipoole, et miks meil vööd vaja on, eks ole. Et targad inimesed, nagu eestlased on, midagi ei tehta niisama. Et ühest küljest on vöö ju vaja selleks, et jaksaks tõsta, teha ja olla, vöö koht oleks tugev ja toetatud, aga sa ei võta lihtsalt ühte punutud paela ja keri endale ümber, vaid vöö räägib oma sõnumi. See räägib, kes sa oled, kust kandist sa tuled, millised kaitsemärgid sul peal on ja nii edasi ja nii edasi. Et Kristel juba mainis ka, et mina tegelen pulmade uurimisega. See on mulle hästi südamelähedane. Süvitsi olen ma läinud rohkem Harjumaa ja just Kuusalu kihelkonnaga, kus on minu juured ja kindlasti kannan just Kuusalu kihelkonna vööd ka mina kirivöö päeval. Ja pulmadega seoses on tegelikult väga palju paelu, vöid, kõike kasutusel erinevates etappides, rituaalides. Jagan nüüd hea meelega oma ekraani, et siis näevad ka kõik teised natuke visuaali juurde sellele, millest ma räägin. Ja kuni sa ekraani käivitad, siis ma täpsustan, sa oled ju täitsa ikkagi Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetanud ja uurinud ikkagi oma ülikooli lõputöös pulmi. Ja nüüd see uurimine kestab edasi, et kui ma kooli lõpus, ütleme siis magistriõppes keskendusin Kuusalu kihelkonna kombestikule, siis nüüd olen laienenud Harjumaale ja just olen väga praktik, sellepärast, et meie seas on õnneks nii palju rõõmsaid inimesi, kes soovivad endale pulmi korraldada. Ja. Et Liis, ja praegu sa panidki oma slaidiprogrammi siis nagu käima ja kes meid kuulavad, siis võib-olla saavad ka vaadata ja piiluda, et siin on ka näha juba siis täpsemalt ja natukene ka märgisüsteemidest, millest kohe räägid. Et siin oma ettekandes või mõttelennus kasutan ikkagi pigem sellist üle-eestilist pulmade selgroogu, et tegelikult mõned asjad pulmades ei muutu, et kui me räägime vanematest pulmakommetest, siis tegelikult on alati oluline, et mis ajastust ma räägin, aga mõned asjad ei muutu mitte kunagi. Ikkagi on pulmad kahe inimese, kahe suguvõsa omavaheline liitumine ja kõik, mis seal juures toimub, on nad siis mängud, on nad tegevused, on nad kallistused, et kõik on nad suunatud ikkagi sellele, et toetada seda uut tekkinud liitu ja tagada, et see, mis siit tänasest edasi läheks, oleks kindel, turvaline ja tulemuslik, et oli ta siis omal ajal väga konkreetselt näiteks viljakusele suunatud või mida taolist, eks ole, siis täna me soovime lihtsalt, et jätkugu ja osake mitte tülitseda ja kõike, eks ole, aga ikkagi selleks, et see kõik ilusti toimuks. Et mõte siis järgmine, et ongi see, et ühiskond meie ümber muutuvad, seega mingisugused, nii nagu rõivamoes, eks ole, et igasugustes asjades, et mood muutub, aga põhi jääb samaks ja me teeme seda kõik koos. Et kui me räägime nüüd natukene vanematest pulmakommetest, kus kirivöö oli kõige juures, siis oli see inimesed ja kogukond. Täna seda koosloomist teeme me tihtipeale rohkem teenuse raames, aga ikkagi täpselt samamoodi. Et lihtsalt aeg on muutunud ja ma tegelikult ei ütleks, et pärimuslikud kombed on võõraks jäänud, vaid nad on ajas muutunud.
Ehk et aga see on juba eraldi pikem teema, et taustasid vaadata, et me teeme mõndasid asju täna teistpidi, aga need on alati meie pulmakombestiku juures olnud. Aga eelkõige oleme me harjunud nägema kirivööd rõivastuse juures. Ehk et on ju, siin on küll, siin on näha naisele kirivöö, mehele on nahkvöö, aga tegelikult on ju erinevad ka meestevöid olemas. Ja paelad ja vööd on pulmade juures ääretult oluline selline ese olnud. Vööd olid väga olulised ka kingitustena, et siin on näha veimevakk. Ja see on ühe 2016. aastal toimunud pärimusliku pulma pruudi veimevakk. Siin vahel on ka vöid, aga väga palju muid esemeid. Aga vööd olid üks hästi tüüpiline kink pulmades. Ehk veimeid jagati siis pulma lõpus, selleni ma jõuan pärast ka. Aga see, et see kirstu sisu on nõnda rikkalik, seda siis valmistati kõik koos. Nii nagu täna tehakse selline natukene pöörasem tüdrukute õhtu, vallalise õhtu, siis tegelikult toimus seda ka sellisel taluajal, kus siis noored tüdrukud käisid, kes seal neljapäev õhtuti koos või pühapäeviti koos ja koos aidati sellel pruudil siis neid esemeid valmistada sinna kirstu sisse. Et on ka ülestähendusi, et seal on üle 150 vöö näiteks mõnes pulmas olnud laiali jagada. Muidugi ei jõudnud neid paari nädalaga tehtud, et ikkagi neiukene vähegi kaela juba kandis hakkas ise valmistama kõike, mis seal kirstu sees pidi olema. Ja mitte ainult sellised kirivööd, et ma natukene laiendan seda mõtet siin, et igasugused paelad, säärepaelad, kaunistused, neid läheb ühes pulmas meeletult vaja. Et täna me lähme tihti ostame ja paneme valget linti siia ja sinna, et hästi armas on tegelikult neid paelu punuda ja nõnda hoopis jagada ka tänases pulmas. Aga siin on pulmapäeva hommik, kus riietatakse pruuti tema lähikondsete naiste seast siis ühes saunas või aidas või kuskil kõrvalisemas ruumis. Et kirivööde juurde veel, et siin on saabunud külalised, kes siis on ka ju, kui palju on kirivöid tegelikult siin pildi peal. Et ja kui palju erinevaid lugusid need jutustavad ja erinevaid piirkondi esindavad. Aga kui pulmarahvas saabub, siis pruut on kadunud. Ja laulunaised hakkavad siis teda otsima peiupoolse esindusega. Ja kui siis on saunauks lahti lauldud ja pruuti üles leitud, siis pruudipoolsene kaasanaine ehk pruudi esindaja paneb kõikidele naistele kaela laulupaelad. Ja siin pulmas ei ole nad küll kirivööd, aga pigem olid nad traditsiooniliselt kirivööd. Ehk et tänuks nendele naistele, sest need on sellised naised, kes terve pulma muudkui laulavad ja laulavad, et üks ilus kaunis kirivöö jälle oli neil kindlasti kaelas selleks laulupaela tänuna. Siin jagatakse pudelit, aga ka pudeli ümber oli ennem kaunistuseks pulmapael ja just võis pigem olla ta kirivöö, ehk et mitte ainult vööl, aga siin, seal ja kolmanda koha peal. Paelu seoti näiteks pillimehele, pilli külge, et siin on torupilli näha, aga kui see näitas siis, ütleme, staatust sellel pillimehel, mida rohkem paelu, seda uhkem pillimees, seda hinnatum, et siin on ka näha, kuidas torupilli saatel tullakse välja, et siin juba paar paela ripub. Et ega ta ka ühe pulma jooksul nii palju neid ei kogunud, vaid see näitaski, et ta nii paljudes pulmades käinud ja hinnatud ja siis oli ta usaldusväärne. Pulmade jooksul ka jagatakse mingitel erinevatel hetkedel väikseid kinke, mis siis on ka omavahel kokku köidetud uhkemate paelte ja tuttidega kaunistatud. Mõned ajad hiljem, et abielu naise tunnus on tanu ja põll. Ja tanu pannakse pähe avalikkuse silma eest varjatuna jällegi olulisemate naiste seltskonnas. Ja selle järel siis ämm
kingib kaku pruudile, oma uuele minijale ja tänuks selle eest saab tema ka kingiks kaelavöö. Aga et siis üks ema sai juba vöö, teine ema, pruudipoolne, et siin on talletatud hetk, kus hakkavad kirstupoisid siis pruudi kaasavarra kodunt kaasa viima ja ei ole midagi, et kohe saab kõik asjad kaasa. Pruudi ema läheb, istub kirstu peale ja kätte seda ta ei anna. Aga kui nüüd hoolsalt vaadata, siis sealt kirstu kaane vahelt paistab ka üks vöö. Et seal on omad rituaalid, kuidas siis peigmees tuleb ja üritab nii ja naa ja lõpuks siis ostab selle kirstu müntidega välja. Ja siis tänuks saab pruudi ema ka siis endale vöö sealt kirstu vahelt endale. Et siin on rautamismõõkade küljes paelu kaunistustega näha. Et leidsin ühe kihvti pildi ka veel, kus on siis laulunaistel jällegi need paelad kaelas ilusti näha. Ja heimede jagamine. Et nagu ma ennem rääkisin, et siin on jällegi neid vöid väga palju kindlasti, sest kingitusi oli ju erinevaid. Et pruut veimedega näitab tegelikult oma näpuosavust, oma töökust, oma sellist virkust, oskuseid ja kõike. Et tolle aja elus ühiskonnas oli see ääretult oluline. Ja eelkõige said kingitusi peigmees ja peigmehe poolsed sugulased, sest tõenäoliselt oli pruut nende seltskonnas esimest korda, selles suguvõses esimest korda, ta pidi ennast tõestama. Ja üldse kõik tähtsamate rollide esindajad said nõnda kinke. Ja oli ju erinevaid, eks ole, et oli suuri pakikesi ja oli väiksemaid. Ja vööd olid sellised head asjad, kuidas oma peent oskust ja kõike näidata. Ja kindad näiteks oli teine. Vöid ja kindaid läks ka palju pulmades. Ühel hetkel saab see ilus pulmapidu läbi, elu läheb edasi, hüüame ikka hõissa. Aga just on see, et kõike seda ilu, mida seal pulmas kõik koos on, ühes, ütleme siis sellises loomises, et see ongi see, mida me tegelikult jällegi, see on meie kombestik, meie traditsioonid, meie olemus, et mida me sellise lihtsa kirivöö kandmisega jälle vaikselt ja natukene tunnetada võime. Et mõelda, kust me tuleme, kes me oleme, mis on olnud enne meid ja seda austada ja jätkata. Jaa, nii ilus mõte. Just. Mul on ka tunne, et mingitel elu olulistel hetkedel ennast nagu kuidagi natukene siduda nende hetkede külge. Et siis nad hiljem on ka justkui sellised sõnumikandjad või aitavad meid läbi või tuletavad meelde siis neid kauneid eluhetki. Ja, et mul on ka 2 tütart ja ma ise, mul on rõõm, et mul on ka 3 vööd, et jätkub mulle, jätkub neile. Ja üks selline natukene lühem, mis just väiksemale tütrele peale passib, on tegelikult minu enda vanaema vöö. Minu enda vanaema, nii et nende jaoks vanaema vöö. Et kui need 2 järgmist vööd on juba tänaste meistrite käest, siis on ka perekonna pärandit meie käes, mis on suur rõõm. Et ma loodan, et ka teistel on. Või siis on väga armas panna alus perekonna pärandile ehk siis täna siis ise õppida ja teha või soetada kuskilt meistrilt ja seda siis hoida edasi oma peres. Ja väga ilus, kui on selline järjepidevuse võimalus. Ja ma arvan, et just see traditsioon, see kirivöö päeva traditsioon, et see on ka üks võimalus lihtsalt tõesti ka küsida pereliikmete käest, et kas meie peres on kirivööd, sest teinekord võib juhtuda nii, et tulebki välja midagi. Ja avanevad mingisugused põnevad lood veel läbi selle, et kuidas see vöö on rännanud, reisinud või kuidas on seal peresahtlisse jõudnud. Just, et täna kanname, aga siit edasi ongi see võib-olla ka väike selline lüke, et just nimelt rohkem ka uurida ja süveneda. Ja, just, väga tore. Ma vaatan, meil chatis ka praegu küsimusi ei ole, nii et
Nii et võib-olla siis tõesti just selle järjepidevuse mõttega ongi. Üks küsimus tuli, Üks küsimus tuli. kas veimevaka hakati valmistama just siis, kui teati alles, et pulmad tulekul või juba nooremana, et ikka juba nooremana, et nagu ma rääkisin, siis see sisu pidi olema nii rikkalik, et päris pisikese tütrena saidki paelu punuda ja lihtsamaid asju teha ja aina siis suuremaks saades sa aina uhkemaid asju sinna valmistasid, et kas või ka enda pulmariided või peigmehele särki või midagi. Et Kuusalu kandis oli ka selline komme, et selle vahemikus, kui kossad olid ära olnud ja ennem pulmi, pidid sa valmis kuduma veel omale pruutvaiba. Et mis oli tihti ka põim või naastehnikas, et ei ole selline, et siud ja et lihtsalt labane triibuvaip. Ja just oli see, et kogukondlik loomine, pruuti veel aidati, palju esemeid kingiti juurde. Sellel hetkel, kui pruut käis siis ringi ja kuulutas, et pulmad on tulemas, pakkus viina ja vastu anti erinevaid esemeid või villa, mida siis koos veel siis kedrati ja tehti sellest erinevaid esemeid kähku kooti. See pulm oli suur töö, eks ta on ka täna mitte midagi ülejala, vaid pikk loomine. Aga niikuinii pulmade vahel ja kosjadest pulmadeni saab kõige rohkem minimaalselt olla 3 nädalat, sest kirik oli ka ikkagi oluline, kantslist pidi maha hüütama 3 pühapäeval, et kõik oleks sellega ikkagi päri ja teada, et sellised inimesed on omavahel liitu astumas. Väga tore ja et saigi veel sellise järjepidevuse välja tuua siin tõesti tänu küsimusele, et juba üsna varakult mõeldi oma elu olulistele sündmustele, et kas selleks valmistuda. Investeeriti pulma. See oli ikkagi auasi, et olla abielus, sest tegelikult sellele oli omastatud auasi, sest teisipidi võttes oli ta väga praktiline. Et vanatüdrukuks ikka väga jääda ei taha. No nii et väga tore. Et kõik, mis me siis täna teeme ka veel võib-olla oma pärandkultuuriga seotud, me võime tõesti ka seda võtta kui investeeringut, kas iseenda siis identiteeti või lastes, et me saame sellist järjepidevust luua. Aga suur aitäh, Liis, et väga põnev oli jälle tutvuda selle uuesti sellise pulmakompestikuga ja näha seda kirivööde ja paelte võimalust ja võimalikkust. Aitäh ja hoogu kõigile. Ja jaanilaupäeval kirivööga. Absoluutselt, meie kindlasti. Jah, teeme nii.